Tere päevast, head külalised siin saalis ja interneti vahendusel. Tere tulemast aasta õppijasõbraliku tööandja tänuüritusele. Meil on väga hea meel teid tervitada siin tööandjate majas. Minu nimi on Arto Aas, ma olen Tööandjate Keskliidu tegevjuht ja minu kõrval on Karin Kurvits, kes on Eesti täiskasvanute koolitajate assotsiatsiooni juhatuse liige. Meil on täna ees ootamas tore hommikupoolik, 1,5 tundi sisukaid ettekandeid, muusikat, vestlusi, et loodame, et naudite tänast päeva. Ja meil on eriline au võõrustada teid siin Tööandjate kodus. Eesti Tööandjate Keskliit on juba üle 100-aastase ajalooga organisatsioon, esindab Eesti tööandjaid, ettevõtteid ja mis siin salata, kõik, mis puudutab töötajaid, nende oskusi, nende teadmisi, on meile äärmiselt südamelähedane. Ja muide, alles kuu aega tagasi siin samas saalis kinnitasime tööandjate manifesti, milles ka väga palju räägib töötajate arendamisest, teadmistest, nende tervise hoidmisest ja nii edasi. Aga täna siis siin, et tunnustada kõige õppijasõbralikumaid tööandjaid. Eesti Tööandjate Keskliit peab töötajate oskuste arendamist väga oluliseks ja seetõttu oleme juba 5 aastat koostöös siis Eesti täiskasvanute koolitajate assotsiatsiooniga Andras ja Haridus- ja Teadusministeeriumiga õppijasõbralikke tööandjaid tunnustanud. Me väärtustame elukestvat õppimist, soovime selle konkursiga tuua esile tublisid tööandjaid, kes toetavad oma töötajaid, nende arengut, innustavad neid õppima, oskusi nüüdisajastama, uusi tehnoloogiaid ja meetodeid kasutama. Ja seda kõike taustal, kus töökäsi jääb Eestis aina vähemaks. Võib-olla olete kuulnud, et suurusjärgus 5-6 tuhat töökätt aastas jääb Eestis vähemaks, mis tähendab seda, et kui me tahame hoida oma heaolu, oma palgataset, teenida kunagi head pensioni ja pärandada Eesti riik veel paremas konditsioonis oma lastele ja lastelastele, siis me kõik peame õppima, arenema, töötama võimalikult kaua ja võimalikult targalt. Nii et omalt poolt lõpetuseks õnnitlen kõiki, keda täna esile tõstetakse. Oleme tööandjatele tänulikud, et nad neid võimalusi loovad ja tark töötaja on iga organisatsiooni edukuse võti. Aitäh ja annan teatepulga üle Karinile. Tere ka minu poolt. Mul on rõõm olla siin Andrase esindajana. Ühtlasi olen ma ka täiskasvanutele ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja ja seepärast ei saa ma ajaloost mööda. Kooli ajast ehk mäletate ja kui sealt ei ole meeles, siis võib-olla Londoni olümpiamängude avaprogrammist mäletate, et tööstuslik pööre sai alguse Inglismaal. Ja ilmselt ei ole see kokkusattumus või juhus. Inglismaal sai alguse ka täiskasvanud õppijate nädal. Tõenäoliselt oli brittidel tarvis ludiitide ehk masinapurustajatega midagi ette võtta, tuli nad saata kooli. Eesti Andras tõi Tõnni maale Sloveenia mudelina ja täna meil on käsil juba 25. täiskasvanud õppija nädal. Nendest 23 varasemal nädalal on Andrase eestvedamisel tunnustatud koolitajasõbralikke organisatsioone või ettevõtjaid. Huvi pärast surfasin äriregistris uudisimu, see on ju õppimise alus, et vaadata järgi, kui paljud laureaadid, Andrase laureaadid, tänase päevani äriregistris on. 23-22, ehk siis õppimise toetamine on edu alus. Ja selle ühe puhul, mida ma ei leidnud enam äriregistrist, ma kahtlustan, et põhjuseks on rohepööre, mitte õppija vaenulikuks hakkamine. Ehk siis veel kord, aitäh teile, et te olete siin. Kui ei oleks tööandjaid, kes soosivad õppimist, ei oleks koolitajaid ja ei oleks koolitatavaid. Me oleme üks suur õnnelik pere. Ja eelmisel aastal sai selle tiitli omanikuks Eesti Energia
Tänu Eesti Energiale me õpime tegelikult iga päev, et mis asi see gigavatt või megavatt siis nüüd õigupoolest on ja palju ta nüüd siis õigupoolest maksab. Ehk siis elukestev õpe käib kogu aeg. Ma annan sõna Eesti Energia töötaja kogemuse direktorile. Väga huvitav ametikoht. Palun vabandust, et ma tundi hilinesin. Palun. Tere! Tõesti aasta tagasi olin ma siin laval ja võtsin Eesti Energia nimel vastu aasta õppijasõbraliku tööandja tiitli. See oli meie jaoks väga suur tunnustus ja on jätkuvalt väga suur tunnustus ja selle tunnustuse taga tegelikult on selle meie ägeda töötaja kogemuse tiimi igapäevane suur töö, nii et kõigepealt suur aitäh neile, loodan, et olete kaamerate taga ja vaatate ja rõõmustate koos minuga. Aga täna ma siis räägin natukene sellest, mida me Eesti Energias teeme töötajate arendamise ja koolitamise vallas ja meie tõesti kasutame läbivalt sõna arendamine, sest et meie jaoks arendamine on enamat kui lihtsalt koolitamine ja sellest te saate ka täna natukene pilti ette, mida see meie arendamine siis tegelikult tähendab. Ja loodan, et te saate siit kaasa väga häid nippe, mida kaasa võtta, mida rakendada, mõtteid, kuidas edasi minna. Aga kõigepealt natukene meist, et kes me siis oleme. Eesti Energias täna töötab 5200 töötajat ja need töötajad on siis laiali meie 4 koduturul, ehk siis Eestis, Lätis, Leedus ja Poolas. Ehk me oleme väga rahvusvaheline ettevõte, me kasvame väga jõudsalt praegu just koduturgudel ja ka Eestis oleme selle aasta jooksul teinud läbi korraliku kasvu. Meie väärtusahel on väga mitmekesine. See algab põlevkivi kaevandamisest ja lõpeb nutikate energialahendustega, mida me oma klientidele pakume. Sinna vahele jääb väga palju põnevaid tükke, näiteks meie taastuvenergia valdkond Enefit Greeni näol, meie võrguteenused ehk Elektrilevi, kes siis tegelikult tagab seda, et igale meie elanikule Eestis jõuaks elekter koju. Ehk siis see tegevusvaldkond on väga mitmekesine ja see tähendab, et ka need kompetentsid, mis meil majas on, need inimesed, kelle arendamisega me tegeleme, see on väga mitmekesine ja nõuab meilt muidugi väga palju, ehk pakub meile tegelikult väljakutseid ja võimalusi, mida iga päev lahendada. Ja natukene taustast, et kuidas üldse meie arendusvaldkonna vajadused või plaanid tekivad. Esmalt loomulikult meie strateegia. Me oleme teekonnal 0. See on väga pikaajaline strateegia, kuhu me jõuda tahame ja loomulikult kõiki arendustegevusi planeerides ja töötajate arengu peale mõeldes peame me silmas pidama seda pikka teekonda, kuhu me jõuda tahame. Kas meil on täna ja tulevikus olemas need inimesed, kes seda kõike ellu viivad ja kuidas me neid siis sinna aitame jõuda? Teiselt poolt meie ambitsioon. Me tahame oma klientidele pakkuda energialahendusi, mis on kasulikud ja mugavad. Ja seda kõike selleks, et meie klientide elu oleks lihtsam. Ja teiselt poolt ka tahame ise energiat toota aina keskkonnasäästlikumalt. Ehk siis taaskord, kas meil on olemas need kompetentsid ja need teadmised, oskused, et seda kõike ellu viia ja et meie klientidele pakkuda kõige paremat. Ja muidugi meie inimesed. Me ütleme, et meie inimesed on meie suurim väärtus ja me mõtleme seda. Me hästi hindame neid teadmisi ja oskusi, mida need 5200 inimest iga päev tööle tulevad ja mida nad meile annavad. Ja me teeme tõesti iga päev tööd selle nimel, et nad saaksid oma oskusi ka edasi arendada, ehk siis, et nad kasvaksid meiega. Ehk siis need on siis sellised 3 kõige suuremat plokki, kust tulevad meie arenduskoolitusvajadused, millest me lähtume ja kuidas me selle kõik siis oleme või mille baasil me oleme selle kõik üles ehitanud. Väärtusahelat ma näitasin ja siin siis toon välja ka mõned vajalikud strateegilised kompetentsid, mida me peame silmas pidama. Ja me tõesti hoiame nii lühiajalist vaadet kui ka pikaajalist vaadet pidevalt sellest, kas meil on need inimesed olemas, kas me saame neid inimesi või neid kompetentse siis arendades tänaseid töötajaid, kas me peame midagi juurde tooma, mida meil täna veel majas ei ole, või me peame tegelema hoopis järelkasvuga.
sest see on ka meie jaoks hästi suur ja oluline valdkond. Meie väärtuspakkumine, leiutame, kasvame, käivitame, hoolime. See on see meie lubadus, mida me siis oma töötajatele pakume nende teadmiste ja oskuste eest, mis nad majja toovad. Ja me oma väärtuspakkumises oleme selgelt ära defineerinud, et meie arendame õppimiskultuuri. See on meie jaoks väga oluline, me teeme kõik selleks, et meie inimesed tahaksid õppida ja areneda, et see arenemine ja kasvamine oleks nende jaoks mitmekesine, põnev ja lõbus. Aga siis eelmine aasta tõesti saime sellise vinge tunnustuse aasta õppija, sõbralik tööandja ja võib-olla lühidalt, et mis me ise näeme, mis see erisus on või mis on see, mille eest me selle tunnustuse saime. Meie õpiteekond on väga mitmekesine ja kombineeritud. See tähendab, et me mõtleme absoluutselt kõikide meelte peale. See on kombineeritud erinevatest võimalustest, ehk siis on see klassikoolitus, on see webinar, erinevad kogemusklubid, kus inimesed tulevad kokku ja jagavad üksteisele enda kogemust ja õpitut, on need visioonigrupid, e-õpe, keelekohvikud, see tükkide paljusus on meil see, mis tegelikult, ma arvan, et ka edu toob. Ja võib öelda, et väga palju sellest teeme me oma sisemiste jõududega. Ehk me kaasame oma inimesi majas, oma eksperte, kes tegelikult oskavad kõige paremini edasi anda seda, mida meie inimestel vaja on, ja see tegelikult toob ka selle edu. Meie strateegiline suund ehk teekond nulli on nii ambitsioonikas ja nii vinge, et iga inimene meie organisatsioonis saab leida võimalusi, kuidas edasi areneda ja kuhu edasi areneda. On see siis oma valdkonna sees või on see laiemalt ka oma valdkonnast välja organisatsiooni sees, nii et sellist sisemist karjääri me väga toetame, me soodustame ja me loome selleks ka võimalusi. Ja loomulikult Eesti Energia juhid kui arengu eestvedajad, me oleme oma juhtidele ära kirjeldanud 11 juhtimisprintsiipi. Need on sellised lihtsad kirjeldused sellest, mis aitavad siis juhtidel paremini oma meeskonda igapäevaselt juhtida ja loomulikult ei puudu sealt ka arenguprintsiip, ehk siis minu meeskonnas inimesed õpivad ja arenevad. Me küll ütleme, et iga inimese areng sõltub temast endast, aga juhil on siin väga suur roll ja me ikkagi väga suuname oma juhte ka sinnapoole, et nad tõesti võtaksid oma töötajate arengut väga tõsiselt ja sellega igapäevaselt tegeleksid ja olla ka ise eeskujuks juhina siis tõesti nende uute väljakutsete vastuvõtmisel, on see siis erinevates projektides osalemine, on see kuskil esinemas käimine ja rääkimine sellest, mida sa kõige paremini tead, sest see on ka tegelikult üks kõige suurem areng. Meil toimuvad regulaarselt tulemusvestlused, kus me siis võtame kokku eesmärke, kuidas meil läinud on. Meil toimuvad fookusvestlused ja meil toimuvad arenguvestlused, kus me siis räägime arengust ja paneme siis ka kokku tegelikult iga inimene oma juhiga lepib kokku arenguplaani, kuhu ta jõuda tahab aastaga. Ja lisaks on meil selline põnev printsiip veel, mis ütleb, et iga meeskonna liige kohtub või iga juht kohtub oma meeskonna liikmetega regulaarselt üks-ühele kohtumistel. See annab ka võimaluse juhil ja töötajal omavahel rääkida sellest, kuhu soovitakse areneda, mis on need tänased tugevused, mis on vaja juurde õppida. Ja meie juhtimisprintsiibi, üks-ühele kohtumiste printsiibi, sellised 2 põhiküsimust, mida juht võiks küsida oma töötaja käest, on see, et millega sa täna tegeled ja kuidas ma saan sind aidata. Iseenesest väga lihtsad küsimused, väga lihtne küsida ja avab absoluutselt kõik uksed seal vestluses. Ja loomulikult me anname tagasisidet üksteisele, räägime sellest, kuidas meil läheb, ausalt räägime sellest, kuidas meil läheb. Ja õpime sellest, mis me juba teinud oleme ja tahame ikkagi iga päev järjest paremaks saada. 70-20-10 mudel ei ole vist kellegile tundmatu ja meie jätkuvalt seda ikkagi silmas peame. Ehk siis me usume seda, et õppimine toimub kõige paremini läbi praktilise tegevuse. Ehk siis see, mida sa õpid, rakenda kohe ellu. Ja me loomegi tõesti siis selliseid programme või selliseid õpiteekondi, kus inimesed tulevad kokku selleks, et vahetada omavahel kogemusi,
see teooria osa üldjuhul on meil alati selline webinari vormis või lühiõpiampsu vormis või e-õppe vormis ja me kutsume inimesed kokku selleks, et nad saaksid omavahel kogemust jagada, kuidas mul läks. Ja need õpiteekonnad on meil ka sellised regulaarsetest juppidest toimuvad, ehk siis igal korral sa saad endale sellise koduülesande, mis ei ole mingisugune teoorial põhinev või selles mõttes, et sa saad seda päriselt minna ja oma meeskonnas rakendada. Ja järgmisel korral sa tuled tagasi, analüüsid väga põhjalikult, kuidas sul läks ja saad ka teistelt tagasisidet, kuidas nendel läks ja siis üksteiselt õppida. Ehk siis selline kohene rakendamine, kohene tagasiside, üksteisega kogemuse jagamine, üksteiselt õppimine. Ja me oleme loonud ka väga palju võimalusi selleks, et inimesed ikkagi ise võtaksid seda vastutust enda arengu eest ja meie siis oleme need, kes nii-öelda söödavad ette neid ägedaid võimalusi. On selleks siis kas või artiklid või avalikud koolitused, mis toimuvad turul, mis tegelikult, mida on palju ja mis on ka väga põnevad. Ja loomulikult arvestame uute trendidega õppimises. See on aja jooksul väga palju muutunud ja ka meie enda õppijad ütlevad, et see klassikoolitus ei ole enam see, mis neid motiveerib. Inimesed soovivad omandada mingi osa ise ja tõesti tulla kokku selleks, et ise ennast avada ja teisi kuulata. Nii et sellised lühikesed õpiampsud, e-õppe on see, mida me siis väga palju kasutame. Ja nagu öeldud, õppimine peab olema põnev. Ja üks põnev asi, mida meie teinud oleme, on siis see, et me oleme loonud sellise rakukese nagu kultuurihäkk. Me tegeleme väga jõudsalt juhtimiskultuuri ja organisatsioonikultuuri arendamisega ja see ainukene viis näiski, et me peame tegelikult häkkima kultuuri, ehk siis see tähendab seda, et me peame pidevalt väikeste nüksudega või müksudega siis oma inimesi nügima, et nad teeksid asju teistmoodi või näeksid asju teistmoodi. Ja see tõesti, see kultuurihäkk on siis selline rakuke, mis tõesti loob neid mitmele meelele koolitusi või arendusi ja loob keskkonda siis, kus tegelikult meie inimesed saaksid õnnestuda. Ja siin on ka selline näide siis mõningatest programmidest või arenguteekondadest, mida me oleme läbi viinud ja mida me jätkuvalt läbi viime. Loomulikult juhtide arendamine, erinevad juhtimiskompetentside arendamiseks mõeldud koolitusprogrammid, mis taaskord ei koosne tavapärasest klassikoolitusest, vaid on väga kombineeritud. Alustasime just paar päeva tagasi ühe uue programmiga, kus siis osalejad ise näitasid üles initsiatiivi viia läbi kogemusklubisid. Ehk siis me ei juhi neid, vaid inimesed juhivad ise. Nendel on soov õppida, nendel on soov seda teha ja me olemegi jõudnud sinna, et inimesed näitavad üles initsiatiivi. Võib-olla põnevatest, mis siin välja tuua, on juhtimishäkid. Ehk siis teatud regulaarsusega me saadamegi oma juhtidele sellist juhtimishäki e-kirja, kus siis selline lühikene mõte, lühikene tööriist, mida kasutada koheselt oma meeskonnas ja sellest tegelikult kokku kujuneb selline tööriistakast, mis on juhi jaoks olemas. Juhtidele toimuvad meil ka regulaarselt konverentse Suveakadeemia, mis on tõesti sellised suuremad üritused, kus kõik meie pea 400 juhti kokku tulevad. Ja Suveakadeemia formaat siis on ka selline, kus juhid ise lahendavad juhtimisülesandeid. Nii et panevad ise käed külge ja teevad ära. Organisatsiooni arendamise poole pealt võib-olla tooksin välja näiteks meie Teekond nulli loengusari, mida me alustasime umbes 1,5 aastat tagasi. Ja taaskord seal räägivad meie enda inimesed. See toimub üle 2 nädala reedeti, kell 10, kõik teavad, et sellel ajal see toimub ja me räägimegi seal olulistest teemadest, mis seonduvad siis meie strateegiaga ja sinna jõudmisega. Ja digitaalne õpe ja tööandja bränd, et aasta tagasi võtsime me kasutusele Course'i e-õppekeskkonna ja oleme sinna siis loonud ka väga selliseid kaasahaaravaid kursusi nii juhtidele, spetsialistidele kui ka uutele töötajatele. Ja loomulikult selle kõige kõrval on meil ka veel väga suur hulk tehnilisi koolitusi, mis ongi klassikoolitused.
kus ei saa teistmoodi, sest sellest tegelikult sõltub see, kui hästi meie tootmine toimib, kui vinged lahendused meie klientideni jõuavad ja siin on lihtsalt selline põnev nimekiri nimetustega, missuguseid koolitusi tegelikult meie majas läbitakse. Et endalgi on huvitav lugeda neid pealkirju, et tõesti väga-väga mitmekesine ja väga-väga põnev. Aga see näitabki seda meie kirjut töötajaskonda ja meie kompetentside paljusust, millega me tegelikult iga päev peame tegelema ja millega me tahame tegeleda. Nüüd Enefit Academy. Septembris siis alustasime sellise ettevõtmisega nagu Enefit Academy. Me mõtlesime, et me oleme läbi aastate teinud selliseid kontserniüleseid arenguprogramme, koolitusi, arendustegevusi, et koondaks need kõik lihtsalt ühe nimetaja alla. Ja lõime siis meie oma akadeemia. Ja akadeemia siis tõesti tegeleb nii juhtide kui spetsialistide arenguteekonnaga ja annab sellist kahesuunalist impulssi. See tähendab seda, et kõik see, mida me anname juhtidele, me anname teise külje alt siis spetsialistidele, et nad jõuaksid keskele kokku ja et see organisatsiooni kultuuri ja juhtimiskultuuri areng oleks selline sujuv ja mõlemalt poolt siis toetatud. Ja täna me siis oleme hästi palju keskendumas sellele, kuidas muuta meie organisatsiooni kiiremaks, kuidas olla rohkem kliendikesksem, kuidas reageerida kliendi vajadustele kiiremini ja kuidas anda vastutust ja vabadust rohkem meie spetsialistidele. Nii et väga põnev teekond, taaskord väga mitmekesine ja kombineeritud, erinevatest tükkidest koosnev ja tõesti töötajad on selle väga hästi vastu võtnud. Ja loomulikult meie tulevikutalendid, et tõesti neid teadmisi ja oskusi, mida me vajame, on väga palju ja me peame väga jõudsalt tegelema ka meie järelkasvuga, sest et energeetika ja inseneeria valdkonna töötajate leidmine on muutunud järjest raskemaks ja neid inimesi majja tuua on järjest raskem, nii et noortega tegelemine on meil samuti väga-väga oluline. Me pakume siis aastaringset praktikat. Sellel aastal on meie juures praktikal käinud juba üle 100 praktikandi. Koostöös TalTechi arengufondiga anname välja stipendiume. Meie koostöö nii kõrg- kui kutsekoolidega on väga tihe. Me aitame luua õppekavasid, me aitame arendada õppekavasid. Me olime juures mikrokraadide loomise juures, nii et see on meie jaoks ka hästi oluline tükk ja ka meie enda inimesed käivad loenguid ülikoolides andmas, ehk siis annavad tagasi ka noorte arengusse. Inseneriakadeemia on meil loomisel ja Inseneriakadeemia selline peamine eesmärk on siis see, kuidas need noored talendid kasvatada siis tuleviku tipptegijateks meie enda organisatsioonis. Ja energeetika ja keemia valdkonna populariseerimine, et meil toimub tööle kaasa kampaania, kus siis meie oma töötajad saavad oma lapsed meie juurde tulla ja rääkida neile ja näidata neile, kui põnev on see töö, mida me teeme. Me korraldame õppekäike siis üldhariduskoolide õpilastele ja sellel aastal on siis ka juba peaaegu 650 õpilast meil käinud. Me osaleme Edumus ja Tagasi kooli programmis ja meie tublid inimesed käivad siis koolides tunde andmas. Ja Ida-Virumaal anname välja ka Andekate noorte energiafondi stipendiumi. Nii et see tulevikutalentidega tegelemine on ka meie jaoks ülimalt oluline ja väga, väga hästi sisustatud teekond. Ja võib-olla siis lõpetuseks selline kõige olulisem märksõna selle kõige juures koostöö. Ja siin ma peangi silmas koostööd nii organisatsiooni sees kui ka väljapoole, et tegelikult kaasake inimesi. Ma arvan, et arendus ja koolitus ei ole enam ammu ainult HR-i keskne, vaid sinna on kaasatud kogu organisatsioon. Inimestel on nii ägedaid häid mõtteid ja koos tehes need tegelikult tulevad välja ja need saavad ka ellu viidud. Nii et koos me jõuame tegelikult palju kaugemale. Aitäh!
aitäh, Kadi. See kõik oli nii tohutult muljetavaldav, et mul tekkis küsimus, et kas teil töö tegemiseks ka aega jääb? See ongi meie töö. See ongi teie Just. töö. Väga kena. Neid koolitusi oli siin igas moes ja küsimusi oleks väga palju, aga ma tahaks osaleda koolitusel, mille nimi oli ümberrohutõrje koolitus. Just. Millise pädevusega ma sealt väljun? Sealt, ega ma tegelikult väga täpselt ei oskagi öelda, aga ma tean, et see on seotud siis tõesti rohutõrjega. Ehk siis raudteeliiprite vaheline ja just. Okei, selge. Ja veel üks küsimus luban endale. Oli see jada, leiutame, kasvame, käivitamine, mis see viimane oli? Hoolime. Milline nendest etappidest kõige keerulisem on? Ma arvan, et keerulist ei ole meil kuskil midagi. Et pigem on hästi palju võimalusi ja tõesti keerulist ma selles töös ei näe, sest see on väga-väga põnev. Ja võib-olla kõige rohkem väljakutseid pakkuvam on olnud inimeste avamine ja kaasamine. Aga me oleme sellega aastaid tööd teinud ja tõesti meie inimesed soovivad ise panustada ja on meiega kaasas ja loovad ise neid lahendusi siis, kuidas õppida. Väga armas. 1000 tänu. Kõige selle peale olen mina küll täiesti veendunud, et Eesti energiajulgeolek nii tarkade inimeste toel on tagatud. Aitäh! Aitäh! Ja järgmine esineja tuleb meile Äripäevast, koolituse juht Kadri Kiigemaa ja teema on väga intrigeeriv. Elu võimalikkusest, suure lahkumise ja vaikse loobumise ajal. Aitäh, palun! Tere! Mul on hästi hea meel ja hästi suur uhkustunne teie ees siin seista, sest esiteks ma ei ole väga ammu siia majja sattunud. Aga nüüd on mul jälle hea võimalus siia tagasi tulla, sest et olles 20 aastat akadeemias ehk Tallinna Ülikoolis töötanud, otsustasin, et on aeg eraettevõtlusesse suunduda ja Äripäevas koolituste äri arendama asuda. Ja ma arvan, et õppimine ja koolitumine ja meie pidevas nii-öelda vormis püsimine on tänase päeva mitte ainult võtmeküsimus ettevõtjale, vaid igale inimesele. Sest õppida saan ainult mina ise, mitte keegi teine minu eest. Ma olen ka 20 aastat koolitaja olnud, seega ma oskan kogu seda valdkonda ja nähtust ja teemade ringi vaadata väga erinevate mätaste otsast ja tean ka, et koolitaja suudab teatud maale mõju avaldada. Aga päeva lõpuks ikkagi seesama inimene, kes on õppinud või siis ei ole õppinud, saab selle muutuse esile kutsuda. Karin ütles, et pealkiri on intrigeeriv ja ajakirjanduse eesmärk on ka natuke intrigeerida ju, või mitte isegi natuke, vaid vahest päris palju. Ja need 2 märksõna on mulle südamelähedased ka sellepärast, et viimased aasta, julgen arvata, olen ma väga teadlikult tegelenud tööelu ja juhtimiskultuuri teemadega. Sest ma arvan ka, et õppimine on osa tervikust ja orgaaniline osa meie igapäevaelust ja mõjutab tegelikult meie valikuid, meie võimalusi elus hästi erineval moel. Ma arvan ka, et kriis, kust me tuleme, andis tegelikult väga olulise ja hea impulsi hästi paljudele inimestele oma unistusi ellu viia. Sest kui inimene surutakse väljaspoole mugavustsooni, siis mul on 2 varianti, kas õppida ujuma või uppuda. Ja õppimine on igal juhul valutum ja palju meeldivam tegevus. Ehk siis tegelikult paljud inimesed said väga mõnusa tõuke selleks, et asuda oma tegelikke unistusi ellu viima. Tänu sellele, et me olime surutud oma mugavustsoonist välja. Tänane suure lahkumise ja vaikse loobumise ajastu tegelikult seab meid täiesti ebanormaalsesse seisundisse ja olukorda. Me peame arvestama, et need muutused on järjepidevad, kogu aeg midagi muutub ja etteennustamatult, ehk siis me peame olema kogu aeg valmis ümber õppima, kogu aeg valmis ümber orienteeruma ja tegema seda selliselt, et see oleks kiire, et see oleks efektiivne, et see oleks tark, et me jääksime ellu ja oleksime tublid oma ametikohtadel ja organisatsioonides ka edaspidi.
Meie ettevõtete arengutsüklid on järjest kiiremad. Ehk siis tegelikult suurim väljakutse õppimise seisukohast on, kuidas õppida kiiresti. Sest psühholoogiliselt kiiresti õppida ei ole võimalik. Õppimine on terve psühholoogiliste sammude jada selleks, et reaalsuses toimuks mingisugune muutus. Et me käituma hakkaksime ka nõnda, nagu me oma mõtetes või sõnades arvame, et me võiksime toimida. Sellest kõigest, mis maailmas juhtus 2 aastaga, on alguse saanud päris suur lainetus ja see kestab siiamaani. Ehk mina nimetan seda suure lahkumise ajastuks. See ongi midagi, mis toimub ja mis jääb ilmselt mõnda aega toimuma, sest et see impulss oli niivõrd tugev ja globaalne. Eelmisel aastal läbi viidud uuringute järgi ligi pooled inimesed, kes otsivad tööd või on seda juba teinud, ehk alanud on tegelikult massiline vabatahtlik töökohtadelt lahkumine. Ja see kestab siiamaani, küll personalijuhid ütlevad, et me ei peaks seda kartma, sellepärast et igal ühel on siin tööturul koht ja nagu alguses, kui öeldud sai, et igal aastal on 5000 kuni 6000 töökätt vähem, siis on see suur väljakutse tööandjale olla endiselt atraktiivne ja hea nendele inimestele, kes meiega täna on, et me ei peaks otsima kogu aeg uusi inimesi. Ja mõtlema, mismoodi me saaksime seda organisatsiooni kultuuri nõnda arendada, et see ühine ja tugev löögirusikas oleks püsiv ja stabiilne selles ebastabiilses maailmas. Eelmise aasta aprillis esitas Ameerikas lahkumisavalduse 4 miljonit inimest ise. Sama palju juunikuus. Ja see kestab siiani. Need on koletult suured numbrid. Ja see ei ole ainult tingitud sellest, et mulle ei meeldi mu töö või et ma ühtäkki tunnen, et nüüd ma pean lahkuma, sest esiti ma ei saa, vaid seal taga on väga olulised põhjused, mis räägivad meile tööandjatena väga olulist juttu. Eestis sa pead mõtlema selle peale, et 10-8 sinu töötajad on avatud uutele pakkumistele. See on viimane CV Keskuse ja Palgainfoagentuuri tööjõu-uuring, üks värskemaid. Päris õõvastav teadmine, eks ole, et sa panustad oma inimestesse, sa investeerid neisse, õppimine on täpselt samasugune investeering nagu muud panustamised töötaja heaolusse ja kompetentsusesse. Kui 10 inimesest 8 on kõrvad avatud ka uutele pakkumistele, siis paneb pingutama. Mis on veel huvitav teada, et pea iga 5 noor, ehk siis 18 kuni 25, ütleme nii, ei kavatse üle aasta samas kohas töötada. Need on Eesti noored siin, kes on öelnud, kui pikka staaži nad täna oma tööandja juures näevad. Ehk siis meie töötsüklid järjest lühenevad, kui me noort põlvkonda vaatame, see on paratamatu, sest noored ongi riskidele altimad ja rutiinile tundlikumad, ehk siis nad tahavadki uusi asju proovida ja sestap kui vanemate inimeste puhul juba selline töötaja heaoluga tegelemine, nende hoidmine ja nendesse investeerimine on selline pikaajaline investeering, siis noortega me peame teatud asjaoludega leppima. Kui neil kogu aeg põnev ei ole, kui neil kogu aeg ei ole uusi drive'ivaid väljakutseid, siis nad lähevad uue väljakutse vastu. Liiguvad ennekõike need, kelle rahulolematus on suurim. Ja see on ka see, miks me tegelikult peame tegelema oma töötajate rahuloluga. Et Harvard Business Review ütleb, et kõige suuremad liikujad on vanuserühmas 30 kuni 45. Ja Toobe uuring ütleb, et tegelikult ikkagi milleeniumi ja Z-põlvkonnad mõlemad liigutavad seda suundumust. Ehk siis kõige tööealisem, kõige võimekam seltskond liigub, mis on ka normaalne sellepärast, et teil on ka justkui rohkem võimalusi ja valikuid tööturul. Töötajate enesekindlus on töö vahetamiseks märkimisväärselt kasvanud ja tegelikult kasutatakse juba mitte tööturu mõistet, vaid töötajate turu mõistet. Et meil ei ole enam tööturgu kui sellist, meil on töötajate turg, mille nimel me peame pingutama ja kust oma parimad leidma ja hoidma siis, et meie parimad sinna ei naaseks. Ja huvitav on veel see, et kõrge tööst loobumise määr näitab, et inimesed usaldavad oma kompetentsust ja konkurentsivõimelisust tööturul ja see on omane ennekõike kõrge majandusliku stabiilsuse ja madala töötuse määraga olukordadele. Ma ei ütleks, et meil väga kõrge majanduslik stabiilsus hetkel on. Tegelikult on üsna ebastabiilne ja tulevik on tume ja inimesed tunnevad ennast hõredalt, aga ometi juletakse liikuda. Võib-olla mõningaid muid otsuseid elus
lükatakse edasi, mis puudutavad meie majanduslikku heaolu ja stabiilsust, aga töö on justkui midagi, mis annab ja mõjutab meie elu niivõrd palju ja fundamentaalselt, et selle vahetamine teatud olukordades on mõistlik mõte. Sest kuskil on parem või makstakse mulle lihtsalt paremat palka. 77% Eesti noortest hindab, et nad leiavad vähem kui 4 kuuga endale uue töö. Kust need muutused tulevad ja miks need lainetused meid täna nii palju mõjutavad ja jäävad ilmselt pikaks ajaks mõjutama, on ikkagi COVID-pandeemia kogemus, mis andis inimesele väga nahalähedase kogemuse sellest, et on võimalik teistmoodi toimida ja on võimalik oma töö ümber korraldada nõnda, et ma ei pea istuma hommikust õhtuni oma kontorilaua taga ja ühtlasi tegelikult andis hea äratundmise, et see tööandja, kelle juures ma töötan, ei pruugi olla minu unistuste tööandja. Ehk siis tegelikult kriis toob meis esile nii meie parimad ja tugevamad küljed kui ka meie halvimad küljed. Mis lükkavad seda liikumist tagant? Esiteks see kõige olulisem hügieenifaktor ehk palk, mis ei käi ajaga kaasas, mis on jalgu jäänud elukalliduse tõusule ja loomulikult, kui keegi pakub mulle 2 korda suuremat palka sarnase töö eest, siis on otsustamise koht üsna lihtne. Aga ka karjääri ja arenguvõimaluste piiratus, ebasobiv töökeskkond, võib-olla ebasobiv juht, puudulikud hüvitised, pikaajaline rahulolematus, mis nüüd ühel hetkel kulmineerub, et nüüd on aeg vaadata mujale. Aga ka hirm teatud töid teha, mis ajendas Ameerikas ennekõike selle hirmus suure lainetuse, sellepärast, et teatud tööandjad sundisid inimesi töötama seisukordades ja olukordades, kus nad tegelikult kartsid oma elu ja tervise pärast. Sest et kui pandeemia vallandus, siis esimene asi, mis vallandus, oli ka hirm. Ja paljud inimesed olid valmis selle pärast loobuma vabatahtlikult oma tööst, et nad ei tahtnud selle sunniga lihtsalt oma tervist ja elu ohtu seada. Aga kindlasti ka piiratud töövõime, mis tabas paljusid inimesi läbi COVID-i põdemise. Kõige olulisem tööst lahkumise põhjus, aga ei ole palk, ei ole rahulolematus, ei ole hirm, vaid soov teha paindlikumat tööd. Seda räägivad uuringud ja seda ütleme meie ise. Me oleme saanud teadlikuks oma tegelikest võimetest ja oma tegelikest valmidustest ja võimalustest ja me kasutame seda võimu väga targalt ära, ehk siis seame enda tingimused tööandjale. Paindlikkus, mis alates augustikuust on nüüd igale tööandjale kohustuslikuks pandud lausa võimaldada oma töötajatele, on saanud väga normaalseks valuutaks, millega kaubelda. Ehk siis, kui mulle paindlikkust ei võimaldata, siis mul on võimalus valida. Ja hea on teada ka seda, et kui me tegeleme tööandja kuvandiga ja oma mainega potentsiaalsete töövõtjate silmis, siis uuringute järgi need ettevõtted, kes pakuvad paindlikku töökorraldust, on 7 korda atraktiivsemad. 7 korda. See on päris märkimisväärne vahe. Suure lahkumise tuules on hoogu võtnud sotsiaalmeediast alguse saanud suundumus, lainetus. Ja selleks on vaikne loobumine. Mis minu arvates loobumine eestikeelses mõttes on võib-olla selline allaandmine või nagu pigem negatiivse konnotatsiooniga sõna, aga tegelikult seal taga on väga positiivne trend. Inimesed on võtnud nõuks teha täpselt nii palju, kui on vaja, selleks, et mitte läbi põleda. Ja sõbrad, see on väga positiivne äratundmine. Ma olen valmis tegema seda tööd, mida ma teen, aga ma ei tõmba ennast ribadeks. Sest et sellest on saanud mingil hetkel normaalsus, kõik pingutavad rohkem, veri ninast välja nii palju, kui ma jaksan selle 24 tunni sees, mitte 8 tunni sees. Järjest enam on inimestele jõudnud kohale, et see minu ressurss, minu aeg, minu tervis, minu elu on palju tähtsam mulle isiklikult kui see, et ma pingutan iga päev 2 korda rohkem, kui minult oodatakse. Ja see on positiivne tendents. Juhile on see väljakutse, kuidas sõnastada õigeid eesmärke, et inimene need 8 tundi, kui ta on valmis panustama, teeks eesmärgipäraselt oma tööd ja tõepoolest mitte ainult ei istuks neid tunde seal õhtusse, vaid annaks endast ikkagi parima selle kokkulepitud ajaraami sees, mis me oleme üksteisele lubanud.
aga muidugi selle sotsiaalmeedia kampaania selliseks taustajõuks on ka katsetamine, ehk et kui vähe ma võin teha selleks, et mitte saada noomida või lahti lastud saada. Et see on jälle teine äärmus, eks. Et selles mõttes ükski äärmus ei ole hea, aga mõtteviis kui selline, panustada täpselt nii palju, kui vaja on, ei ole, ma arvan, üldse mitte halb. Küsimus on selles, kas sa oled valmis andma endast parima. Vaikse loobumisega tegelikult vaikselt tekib ka nii-öelda vaikse lahkumise efekt, ehk siis kui inimene tunneb, et minu aega tegelikult ei väärtustata ja tööandja ikka ootab, et ma annaksin rohkem ja paremini või kiiremini ja ma pean maksma lõivu oma tervisega, siis mul on tõenäoliselt põhjust üle vaadata oma võimalused jätkata selles ettevõttes. Tiina Saar ütleb, et inimesed said pandeemiast niivõrd olulise ja hea tõuke, olemaks julged oma valikutes ja oma nõudmistes, et ma tahan ise valida oma aja ja oma koha töö tegemiseks, peaasi, et töö saab tehtud. Ja ka see, ma arvan, on normaalne. Kõikide tööde puhul seda loomulikult ei saa teha. Kui ma räägin oma hea kursusekaaslasega, kes toimetab mammas personalijuhina, siis ta ütleb, et aga ma ei saa saata oma töötajaid koju pliidi äärde pannkooke küpsetama. No ei saa. Aga on paljusid töid võimalus teha Palilt või Austraaliast või Paidest, kust iganes. Et kui ma näen, et inimene suudab oma potentsiaali rakendada kõige paremal võimalikumal moel, tehes tööd sealt, kus talle kõige paremini sobib, siis miks ma ei peaks seda võimaldama? Meeskonnatunnet, organisatsiooni kultuuri, töökultuuri saab hoida ka nii, et mul inimene ei istu pidevalt nina ees, sest mina ju ei saa kontrollida, mis ta tegelikult mõtleb või see laua ääres teeb ja ma ei peagi seda tegema. Corporate Rebels on üks tandem, kes on otsustanud hakata lammutama nii-öelda seda vana iganenud töömaailma ja kultuuri. Ja kui teid huvitab selline mässumeelne juhtimise idee, siis ma soovitan nende tegemistega tutvust teha. Ja see mässumeelsus ei ole üldse midagi ebaadekvaatset, et läheme barrikaadidele ja hakkame lammutama, vaid tegelikult see on nii-öelda talupoja mõistusest tuletatud parim praktika, mida peaks iga organisatsioon läbi mõtlema, kuidas uues maailmas toime tulla nii, et töötajad oleksid meiega kaasas nendes muutustes, mitte nii-öelda toiduahela viimased lülid, kes peavad ennast pidevalt mobiliseerima. Ja nemad ütlevad sama, et inimeste mõjujõud on suurem kui kunagi varem ja et me ei saa üldse midagi teha. Et kui inimene on otsustanud liikuda ja nii on, siis tegelikult meil ei jää muud üle, kui temaga sõbralikult lahku minna. Sellega ma päris nõus ei ole, sest tegelikult olgugi, et tõesti rabelema hakata siis, kui juba inimesel on jalad ukse vahel, on hilja, siis enne seda me saame väga palju ära teha. Ehk elu uues normaalsuses, mis meid täna tegelikult ümbritseb ja millega me peame mitte ainult kohanema, vaid mida me saame ka tegelikult kujundada, sest me ei ole olude nii-öelda ohvrid, vaid me ise ju kujundame keskkonda, kus me toimime. Meie suurim väljakutse on see, mismoodi ennast järjepidevalt taas luua, sest Nadja, ma seda perekonnanime ei hakka hääldama, aga tema, kes on taasloomise ekspert, ütleb, et see pidev nii-öelda orgaaniline enese muutmise ja loomise protsess on tänase päeva ettevõtete ellujäämise küsimus. Ja Adam Grant, kes on kõneleja, mõtleja, filosoof, ütleb ka, et need parimad praktikad, millega me oleme purjetanud sellesse punkti siin, ei toimi enam. Mitte ainult homme, vaid juba täna ei toimi, sest need me lõime selle maailma jaoks, mida enam ei eksisteeri. Ehk siis tegelikult me peame kogu aeg neid parimaid praktikaid uuesti looma hakkama selleks, et olla up to date ja valmis muutuma siis, kui vaja. 3 märksõna, mis ma arvan, et võiks olla igale tööandjale ja juhile hea teada või meelde võtta. Esiteks, me ei pea olema atraktiivsed tööandjad mitte ainult uutele töötajatele, me peame iseenda oma töötajatele meeldima. Et nad hommikul ärkavad üles ja mõtlevad, et ma saan jälle nende inimestega ägedaid ja häid asju teha. Ma võin olla väsinud, aga ikkagi yes. Ja me peame hoolima oma inimestest, sest me ju ise inimestena teame, mis tunne see on, kui minust hoolitakse. Nagu ütleb Ülle Pind, Swedbanki personalidirektor, et see üks nõuanne, mis temal oma juhile oleks see, et juhi oma inimesi nii, nagu sa tahad, et sind juhitakse. See kõige lihtsam
tõde tegelikult kehtib ju igal pool. Mõtle, kas töö, mida me teeme, on tark või rumal, ehk et kas seda saab teha muul moel, kas seda peab üldse inimene tegema. Et see aeg, mis me selle inimesega tegelikult koos töötame ja toimetame, oleks võimalikult hästi sisustatud, targalt. Kas see hierarhia, mis meil täna on ikka vajalik? Kas me peame ütlema, et keegi allub kellelegi? Või nagu Eesti Energias öeldakse, et ma teen kõik selleks, et sina saaksid oma tööd teha? Kas bürokraatia, mis meie organisatsioonis on, aitab meid või me oleme selle ohvrid, orjad? Kas me võime millestki loobuda ilma, et tulemus kannataks? Me peame pidevalt leidma neid võimalusi tegelikult seadma kahtluse alla, et kas see, mida me täna teeme ja millele me oma aega raiskame või siis investeerime, on seda väärt. Ja üks oluline märksõna veel, mis on tegelikult selline võib-olla liiga emotsionaalselt laetud, aga ma arvan, et kust me ennast ära tunneme, on ka see, et kas ma tõesti leian selles ettevõttes väljundi oma kirele, oma motivatsioonile, kas ma tahan seda tööd teha või ma pean seda tegema. Ja kui ma tahan seda teha, mida ma teen, siis ma panen sinna hoopis rohkem sisse. Teiseks, Deloitte globaalse inimkapitali raportis üks selline suundumus, mis hästi selgelt välja joonistas, oli töötajate potentsiaali vallandumine COVID tõttu ja selle pandeemia tõttu. Teatud inimesed, küll mitte kõik, aga teatud inimesed olid valmis koheselt reageerima, võtma uusi rolle, täitma täiesti teistsuguseid ülesandeid oma ametikoha väliselt, selleks, et aidata mingisuguseid protsesse liikuma või mingid väga kiired olukordi lahendada. Ja tegelikult see seadis nii-öelda sundseisu mõnes mõttes organisatsiooni, ehk et kui võimekad me tegelikult oleme, kui säilenõtked me oleme, et nendest kriisidest välja tulla, aga teisalt andis väga olulise tõdemuse, et meie inimestes on peidus rohkem, kui me arvame. Ja kui me anname neile võimaluse või see sund tekib oma tegeliku potentsiaali ja muid teadmisi ja oskusi rakendada, siis võivad organisatsioonis aset leida pikemas perspektiivis väga olulised ja positiivsed muutused, mis on ka juhtunud. Ja tänapäeva nii-öelda muutuste juhtimise eksperdid soovitavad vaadata sul oma organisatsioonis selle pilguga ringi. Kes need inimesed on? Kes mu paadis on siis, kui homme peaks järgmine ilmkärakas käima? Kellega ma igal juhul tulen läbi sellest? Ja milline potentsiaal neil on oma töökoha selle konkreetse rolli väliselt? See muudab sind palju rahulikumaks ja palju tugevamaks, sest me ei pea enam kriise lahendama, kui me oleme oma riskid ära maandanud ja teame, kes need on, kellega me tegelikult saame nendest olukordadest välja sõita. Ja sellest samast raportist koorus üks tore mõte välja, mis mind kõnetas ja ma arvan, et mis paneb ka ühe järjekordse sellise kaardi lauale, millega tegeleda ja mis ei ole nagu ainult selline, kuidas ma ütlen siis, ebamäärane ja mitte äriliselt adekvaatne, see on loovus. Me ei räägi siin joonistamisest, laulmisest või suurtest kunstidest, me räägime paindlikkusest ja dünaamilisusest, leida uusi lahendusi, olla loov. Ma tean omast käest, et kui sa oled väsinud, siis sulle tuleb ühtegi head ideed pähe. Siis pead lihtsalt puhkama, pausi võtma. Aga see valmidus kogu aeg lahendada ja võtta väljakutseid challenge'ina, mitte järjekordse probleemina, mis mind järjest sügavamale auku tõmbab, see on hästi-hästi oluline omadus selleks, et olla värske ja tugev löögirusikana. Ehk ülikiirelt uute lahenduste leidmine nõuab nii tegelikult õppimist, olla kogu aeg kursis sellega, mis võimalused mul on järgmisena. Ja tegelikult valmidust ka mõelda raamist välja. Ja see on midagi, mida tegelikult õppimine aitab ja peaks ka toetama, et näha raamist välja. Ja kolmas märksõna, milleni ma tegelikult tahangi välja jõuda, on rahulolu. Mida rahulolevamad sinu inimesed ettevõttes on, seda vähem nad mujale tikuvad. Ja nii ongi. Ja rahulolu ja töö nii-öelda heaolu käivad omavahel käsikäes. Kui inimene on rahul oma tööga, siis ma panustan ja pühendun ka rohkem ja minu perspektiiv ettevõttes töötada on pikem. Ehk siis me oleme lojaalsemad, rahulolevamatena, me anname rohkem ja me muudame tegelikult oma tööga mitte ainult oma töölõiku paremaks, vaid kogu ettevõtet.
Ja sealjuures me peaks jälgima, et kõikide nende suurte lahkumiste ja töökäte puuduse ja muude väljakutsetega, et me ei koormaks oma häid inimesi üle. Sest reeglina on nii, et kes teeb head tööd, sinna antakse ikka rohkem juurde, eks. Ja võib-olla see hea ja lojaalne töötaja ei tule, ütle sulle, et kuule, natuke palju on, et teeme ikka ära, sest ma usun sellesse organisatsiooni ja ma olen valmis panustama. Aga ühest hetkest enam ei jõua ja siis võib juhtuda see, mis meile kõige rohkem nagu rõõmu ei tee. Ja et ootused oleksid adekvaatsed, mida me oma inimestele esitame, sest me kõik oleme selles tantsus koos. Alex Liu, kes on juhtimiskonsultatsiooni firma Greeni juht, refereeris 2 uuringut, mis viidi militaristide seas läbi 2018 aastal ja 2021. Ja nad mõõtsid töörõõmu. Aga mis meid kõnetas nende uuringute juures oli see, et pandeemia tegelikult õpetas meile, et hoolitsemine üksteise eest, rõõmu leidmine ka rasketes hetkedes ja tähenduslikkus selles osas, mida me teeme ja kuhu me oma aega paneme, on tähtsad. Ja me oleme selle kaasa võtnud endaga, sest see on midagi, millest ma enam ei tahaks loobuda. Ja kui ma olen selle omaks võtnud, siis ma tegelikult otsin seda järjepanu enda keskkonnast edasi. Ja töökeskkond võiks olla see, mis pakub mulle võimalust ja tunda, et minust hoolitakse, et ma mitte ainult ei tea, et see töö mulle meeldib ja et see võib mulle rõõmu pakkuda, vaid ma reaalselt tunnen ka seda. Sealt uuringust muide tuligi välja, et inimesed tunnetavad oma seda töörõõmu märkimisväärselt vähem, kui nad tegelikult mõistavad, et see võiks mulle rõõmu pakkuda, et see reaalne elu nagu ja ootused ei käi sageli käsikäes. 3 märksõna, mis Ameerika kliinilise patoloogia seltsi uuringust välja tuli, nemad uurisid hooldajate töö rahulolu ja selle mõju töö tulemustele, oli see, et inimese rahulolu ikkagi mõjutavad ennekõike koostöö ja kaasatus, keskkond, kus ma olen, et ma võin minna vennapulma reedel ja ma ei pea kartma, et töö jääb tegemata, vaid et mu kolleegid tugivad mind. Selliste argiste asjadeni välja. Et ma tean, et ma olen kaitstud ja et tiim on minuga. Ja kui ma teen vea, et siis mind ei visata üle parda, vaid et mul on võimalus sellest veast õppida ja järgmine kord targem on edasi toimida. Autonoomia, et ma saan otsustada oma töö sisu ja arengute üle, et ma ei ole nagu jällegi toiduahela viimane lüli, kes on ainult käsutäitja, vaid et mul endal on ka võimalus kohandada oma soove, nägemust töö sisuga. Ja 3. tänasega seonduvalt hästi oluline märksõna, võimalus professionaalseks kasvuks. Ehk siis üks uuring, mis viidi läbi tööstusinseneride seas, kinnitas, et inimesed jäid suurema tõenäosusega ettevõttesse siis, kui neil oli võimalus pidevalt areneda, mitte siis, kui neil palka tõsteti. Ma oma Facebooki seinal avaldasin selle nupu ja ma tahtsin näha, kuidas inimesed reageerivad ja loomulikult läks andmiseks, palk on kõige tähtsam, kui palk on halb, siis ei ole vahet, kas ma õpin või ei õpi, palk on kõige tähtsam. Ja oli neid, kes ütles, et palk on hügieenifaktor, muidugi on see tähtis, sellest algabki minu tegelik tee selle ettevõtjaga koos. Aga kui ma ei kasva selles töös, kui ma ei arene, kui ma tunnen nagu pidevalt, et ma olen sellises staatilises nagu kiviseisundis, millele kasvab sammal selga, siis ma ei tunne ennast eriti hästi. Et selles mõttes õppimine ja õppimiskultuuri loomine on töö rahuloluga mega palju seotud. Ja mul on nii hea meel, et on tekkinud ettevõttesse sellised ametikohad nagu töötaja kogemuse spetsialistid ja inimeste ja kultuurijuhid ja nii edasi, kes kõik tegelikult sellega ju tegelevad, et see rahulolu oleks maksimaalne inimesel ja õppimine, kasvamine, areng on väga-väga oluline osa sellest. Ja mis veel huvitav teada, et ka kollegiaalne õppimine tegelikult on sama tähtis kui individuaalne, et teise inimese aitamine hea lahenduseni on niivõrd motiveeriv tegevus, et ma ei pruugi isegi õppida sellest ise midagi teadjama, staažikama kolleegina, aga ma saan ikkagi sellise hea impulsi. Ehk õppimine peab olema prioriteet, ilmselgelt õppimise jaoks peab leidma aega, sest need numbrid on ka päris õõvastavad, kui öeldakse, et mul tegelikult ei ole aega oma uusi töötajaid välja koolitada, et peab kohe viskuma ambrasuurile, kohe kiirrongi hakkama juhtima ja mul ei ole tõepoolest aega kätt hoida siin kuu aega, eks ole, või kauemgi veel. Aga me peame mõistma, et õppimiskultuuri juurutamine algab esimesest sammust
esimesest hetkest ja kui ma ise eeskuju ei näita, siis miks ma arvan, et inimene peaks peegelduma nagu teistsuguseid tegevuspraktikaid. Õppimiseks peab võimaldama pause ja peabki võimaldama pause tööajast nii, et ma ei mõtle kogu aeg kuklas, et issand jumal, milline laam mind ootab ees töölaua juures ja ma tegelikult ei saa keskenduda, isegi kui tööandja ütleb, et kuule, et mine loe raamatut tund aega. No tühja ma suudan keskenduda, eks ole. Et tegelikult need pausid tuleb tööaega sisse planeerida, et inimene reaalselt, kui ta läheb õppima, siis ma õpingi. Ka tööampsude võtmine, mis statistika järgi on 8 minutit kuskil, üks tööamps nii-öelda, mida inimene on valmis oma tööajast ampsama, need nõuavad samamoodi aega ja õiget seisundit, et ma reaalsuses õpiksin ka midagi ja midagi talletuks. Lõpetan positiivse uudisega. Tegelikult ongi positiivne see lugu, sest et meile nii-öelda õppimiskultuuri arendajatena on see ikkagi väga oluline ja hästi tõestust leidnud fakt, et õppimine mõjutab meie inimeste karjääri, pikemaajalist püsimist ettevõttes ja panustamisvalmidust. Ja me saame midagi ära teha, et meie head töötajad ei läheks ära ja need, keda me tahame saada, need tunneksid ära, et jah, see on see keskkond, kus ma tahan ennast panustada. 80% Eesti juhid arvavad, et kõige prioriteetsem teema on õppimine. Mina loodan ja panen teile südamele ka, et tegeleme siis sellega. Ärme ainult ütle, et see on tähtis, vaid teeme iga päev midagi, mis aitab seda õppimist edendada, toetada, et meie inimesed tunnevad, et nad arenevad, et nad võtavad ise vastutuse selle eest, et ma õpin ja arenen. Et me anname need ohjad nende kätte. Mis muud kui õppimiseni. Aitäh! Suurepärane, kohe näha, et sa oled koolitaja. Palju oli sellest ettekandest õppida. Ma kirjutasin endale siia terve hulga küsimusi ülesse ja niipea, kui ma olin selle küsimuse saanud siia kirjutatud. Nii ma vastasin ära. Just nimelt. Nii et ma olen tegelikult lõppkokkuvõttes, ma olen täiesti hädas. Kuidas selle asjaga nüüd hakkama saada? Siin lõpus tuli välja asi, millele ma ootasin tükk aega vastust, et 20% on siis neid tööandjaid, kes ütleme siis längis, nad on pidurid. Kuidas nad saada tööle, kuidas nad ära õlitada niimoodi, et... Sa mõtled need 20, kes ütles, et see ei ole nende jaoks prioriteet. Just. Ma arvan, nende jaoks on prioriteet antud ajahetkel kuskil mujal, mis on võib-olla pakilisem, aga et õppimine ei pruugi olla nii-öelda see esimene, millega ma tegelen. Et võib-olla see on teisel või kolmandal kohal. Sest et võib-olla minu jaoks on tänases päevas olulisem näiteks oma töötajate, ma ei tea, palgaga tegelemine või üldiste nii-öelda heaolu teemadega, et see õppimine kui selline ei ole minu jaoks nagu ellujäämise küsimus, kuivõrd midagi muud, millega ma pean kohe-kohe tegelema. Selge. Aga ma ei arva, et juht võiks olla nagu pidur, tark juht ei saa pidur olla. Nagu Mare Pork ütleb, et Eesti häid juhte iseloomustab 2 asja. Nad teavad, millal on õigel hetkel kiirendada ja nad teavad, millal on õige hetk pidurdada. Ehk siis pidev tasakaalu otsimine on see, mis on juhile väga oluline. Vastusega rahul. Täiesti. Aitäh, istu viis. Ei viit veel ei saa. Kiirendamine, pidurdamine, see manab mu silme, et mul on ka loovus on mul arenenud päris, et innovatsioon, see on kiirrong, liigub teadmata suunas tegelikult. Kas me Eesti ühiskonnana, tööandjatena, koolitajatena, töövõtjatena, kas me oleme selle kiirrongi esimeses, teises või kolmandas vagunis? Tooks selle kiirrongi kõrvale ühe teise pildi veel. Ei ole vahet, kus suunas tuul puhub, kui purjekas ei tea, kus ta tahab suunduda, eks? Nii. Rongiga on lihtsam, sul on raudtee ette antud, kui sa just ise ei pea seda ehitama. Ehk siis ma arvan, et isegi kui me kuuleme ja tõdeme, et eestlased pigem nii-öelda dubleerivad ja
ja kopeerivad neid innovaatilisi lahendusi, mis mujal maailmas on, siis ma arvan, et esiteks meid on üpris vähe selleks, et võistelda nii-öelda nende suurte tugevate kiirrongidega, et olla tõesti innovaatorlikud mingites valdkondades, aga meil on piisavalt palju valdkondi, kus me tõepoolest oleme maailma esirinnas ja me kas ise ei teagi seda, sest me ei oska võrrelda kellelgiga, või need teemad tunduvad meie jaoks kuidagi sellised argised, aga me olemegi ju parimad, me annamegi endast parima, et me peaks tegelikult rohkem võib-olla jõustama ennast nende näidetega, mida me täna juba innovatsioonis oleme maailma tasemel saavutanud ja püüdma leidma neid nii-öelda väikeseid nogijaid valdkondadest, kuhu me võib-olla ei ole julenud või osanud vaadata. Et selles mõttes oluline rongi peal olla, ükskõik mis vagunis sa oled, küll sa sinna esimesse ka lõpuks jõuad, aga oluline rongi peale jõuda. Selge, 1000 tänu sulle selle suurepärase ettekande eest. Aitäh sulle, aitäh teile. Õppimisest tuleb teha pause, nagu me viimatisest loengust või ettekandest teada saime. Anname nüüd pausi oma vaimule ja kosutame oma hinge ja seda siis muba muusikute abil. Liisa-Piret Pajusaar ja Oliver Kilk kannavad ette Kärt Toominga loo imeilusa pealkirjaga Korallid Emajões. Palun. Minutid millal viras vikerkaar üle vee, me seisime raudsel sillal. Me seisime raudsel sillal, sinu ees oli raudne tee, ikka meenuvad minutid millal. Aeg raputas aardeid mu ette, sinu ees oli raudne tee, raudne tee. Raudsillal viskasin vette, ma punakorallidest kee, raudsillal viskasin vette. Kõik mu aegade aarded on hallid, jumet pole ka Jumala tõel, Jumala tõel. Vee põhjast vaid punakorallid, vahel viravad Emajõel. Vee põhjast vaid punakorallid, vahel viravad Emajõel. Vee põhjast vaid punakorallid, vahel viravad Emajõel. Minutid millal viras vikerkaar üle vee, me seisime raudsel sillal, sinu ees oli raudne tee, ikka meenuvad minutid millal viras vikerkaar üle vee, me seisime raudsel sillal, sinu ees oli raudne tee, ikka minutit
Aitäh! Oli tõepoolest kaunis laul. Tasapisi hakkame lähenema selle hetkeni tänases päevas, mille jaoks me tegelikult siia kogunenud oleme. Kogu selle aktsiooni pealkirja on Märka ja tunnusta. Märkamine toimus mais-juunis, nüüd on siis aeg tunnustada. Aga enne veel, kui jõuame laureaatide, nominentide ja siis ka laureaatide tutvustamiseni, on meil võimalus osa saada Haridus- ja Teadusministeeriumi asekantsleri Renno Veintali tervitusest. Kust algab ja kust lõpeb õppimine ja mis osa neis küsimustes on tööandjal? Uute teadmiste ja uute oskuste omandamine on inimese põhitarve. See on nagu janu, ilma veeta võib lühiajaliselt toime tulla, aga pikemal perioodil kipume närtsima. Tööandja võimalus on teha kõik selleks, et igalühel oleks ligipääs kaevule ja vesi selles värske. Vale oleks oodata janu väljakannatamatuks muutumist, sest vaadake, me elame pidevas muutuste keerises. Muutuvad neid töö tegemise vormid kui ka põlvkonnad, kes sisenevad tööilma uute harjumuste tuules. Kohaneda tuleb kõigil. Värske Kantar Emmori uuring näitab, et tööandjad on kohanemas. Ligi pooled küsitletud töötajatest kinnitasid, et tööandja võimaldab neile aega enese täiendamiseks ja uute oskuste omandamiseks. Seejuures on koolitused suuresti tööandja enda poolt korraldatud või rahastatud. Uue aja märksõnad, automatiseerimine, digitaliseerimine, keskkonnajalajälg või rohepööre viitavad üheselt vajadusele õppida ja mitte lihtsalt õppimise vajadusele, vaid ka oskusele õppida. Vahel on vaja kassipajal nina piimatassi pista, et ta jooma õpiks. Ja ka siin on meie tööandjatel roll aidata järele neid, kes ise veel ei märka oma abivajadust. Te olete kaasvastutajad kodanikuühiskonna kasvatamisel. Teie töötajad oskavad seda hinnata. Tööturu-uuringu andmed kinnitavad, et tööandja valiku puhul muutub üha olulisemaks see, kas ja kuidas tööandja väärtustab töötajate erialast arengut ja kas organisatsioon, kuhu suundutakse, on arenev. Õppimise ja töötamise ühendamine on tööandjale kindlasti väljakutse, mis nõuab head koostööd ja usaldust mõlemalt poolt. Aga kui janu saab õigel ajal kustutatud, siis võidavad sellest kõik. Suur aitäh teile, tööandjad, kes te väärtustate oma töötajaid, võimaldades neil õppida ja areneda. Hoolitsege selle eest, et meie teadmisjanuste töötajate jaoks rada kaevuni ei rohtuks ja vesi selles püsiks värske. Aitäh Haridus- ja Teadusministeeriumile kenade soovide eest. Haridus- ja Teadusministeerium on Andrase peamine koostööpartner, kõige suurem sõber. Ja nüüd siis aasta õppija sõbraliku tööandja konkursist. Selle konkursi eesmärgiks on täna üle antava tiitli kaudu võimendada tööandja positiivset kuvandit. Võitjal on võimalus ennast positiivselt töövõtjatele tutvustada, ehk siis just see, mida räägiti, et tuled meile tööle, me oleme sellised nagu Eesti Energia. Ja siin on küll kirjas innustada teisi tööandjaid panustama töötajate koolitusse. Ma sõnastaksin selle ümber, teha teisi tööandjaid kadedaks. Ehk on sellel tiitlil ka selline efekt. Sellel aastal laekus konkursile 59 kandidaati üle terve Eesti. Kõigepealt tegid oma valiku maakondlikud komisjonid, neid me mõne aja pärast ka tutvustame, aga sellistel konkursitel on ju alati ka kriteeriumid, mille järgi. Niisiis, aastasõbralik tööandja on organisatsioon, kus toetatakse töötajate arengut ja innustatakse neid õppima, soodustatakse mitmekesist karjääri,
Toetatakse uute töötajate tehnoloogia teadmiste arengut, toetatakse neid töötajaid uute meetodite kasutusele võtmisel, jagatakse kogemusi, luuakse praktikavõimalusi ja ollakse sotsiaalselt vastutustundlik õppimisvõimaluste loomisel, tehes koostööd teiste organisatsioonide ja sotsiaalsete partneritega. Ehk siis õppijasõbralik tööandja teab kõike seda, millest meile siin täna nendes ettekannetes räägiti. Ja maakondade õppijasõbralikud organisatsioonid aastal 2022 on. Ma palun juba ette vabandust, võõrapäraseid nimesid ma hääldan umbes. Harjumaa, Raasiku valla raamatukogu. Hiiumaa, Taagoplast, Taagööplast AS. Ida-Virumaa, TalTech Virumaa College. Jõgevamaa, Jõgeva vallavalitsus. Järvamaa, Kesk-Eesti nõustamis- ja rehabilitatsioonikeskus. Läänemaa, Linnamäe lihatööstus. Lääne-Virumaa, Egesten OÜ. Põlvamaa, Põlva haigla. Pärnumaa, Kihnu kool. Raplamaa, Rapla lasteaed Naksitrall. Saaremaa, Eesti Töötukassa Saaremaa osakond. Tallinn, Manpower OÜ. Tartumaa, Hansa Mechanics Tartu AS. Valgamaa, Valgamaa kutseõppekeskus. Viljandimaa, Viljandi haigla. Võrumaa, Võru lasteaed Päkapikk. Nagu näete, esindatud on nii pehmed kui tugevamad väärtused. Ja nüüd kutsun lavale Kai Realo, kes teeb teatavaks laureaadi. Palun. Tere kõigile! Mul on suur rõõm siin ees seista seetõttu, et olen ka ise kunagi juhtinud ettevõtet, mis sarnase auhinna on saanud ja tean ka seda, kui palju selle nimel, selle auhinna saamise nimel on tegelikult inimesed kohapeal selles ettevõttes vaeva näinud ja tööd teinud, sest et vaatamata sellele, et siin mitmed ettekanded näitasid, et inimeste ootus arengule on väga kõrge, siis tegelikkuses nad tihtipeale ise seda esimest sammu ei ole väga varmad astuma ja selline hea arenguteekonna kaardistamine ja paikapanek on tegelikult selline päris mahukas töö. Minu arust on ülihea, et nende õppijasõbralike ettevõtete arv kasvab ja üha rohkem on neid, kes saavad aru, et
töötajate arendamine mitte ainult ei paranda konkurentsivõimet, vaid on tõesti üheks võimaluseks oma inimeste enda juurde köitmiseks ja seega ka meeskonnas püsivuse ja lojaalsuse kasvatamiseks. Tänavune õppijasõbralik tööandja väärtustab ja toetab õppimist nii ettevõttesisestel kui välistel koolitustel, kuid lisaks sellele teeb süsteemset koostööd ka õppeasutusega, aidates arendada õppekavasid ja pakkudes praktikavõimalusi. Selles organisatsioonis on paigas selged rollid ja ära kirjeldatud õppimise tulemusel võimalikuks osutuv karjääriteekond. Juhendajate töö inimeste toetamisel on pikaajaline, läbimõeldud ja ka tasustatud. Loodud on ettevõttesisene akadeemia, mis baseerub ettevõtte e-koolituskeskkonnal. Sinna lisatakse igal aastal juurde uusi e-koolitusi, et töötajad saaksid täiendada vajalikke oskuseid erinevate süsteemide kasutamisel. Aasta õppijasõbralik tööandja 2022 on Hansa Mechanics Tartu. Suurepärane, väga hea, väga tubli töö. Ja siit ka siis sellele ettevõttele ka siis meie poolt, tööandjate poolt tasuta pääse konverentsile Tuulelohe lend 2023, mis tegelikult on juba ettevalmistamisel ja kindlasti tuleb äge üritus. Ole hea, palun. Ja Andrase poolt üks karikas juurde teie saavutuste riiulisse. Suured tänu. Ja tuleb video. Tahan öelda kõigepealt suured tänud selle tunnustuse eest, mis meie ettevõttele osaks sai. Ma olen siiralt tänulik žüriile, et valik langes meie kosuks. Loomulikult on täna ettevõtte brändingu jaoks väga oluline olla atraktiivne, aga me ei tee seda ainult brändingu pärast. Me oleme tööstusettevõte, kellel on selline logo nagu All you need is one. Lühidalt tähendab see seda, et meie juurde tulevad kliendid oma mõtete, ideede ja muude asjadega ja me paneme selle kontseptsiooni kokku algusest peale. Meie tehnoloogid, tehnikud, inseneerid nuputavad, kuidas asi saaks teoks ja kõik meie tööstusega seotud inimesed metallitööstusest kuni pisikeste kaabliosadeni välja teevad neid erinevaid laboriseadmeid, mis siis lähevad Ameerika firmadesse ja mujale üle maailma, kuni taaraautomaatideni, mis on nüüd terves Euroopas juba väga populaarseks muutunud. Ehk et me ei kujuta ette, et meie inimesed ei tahaks õppida. Ja ma olen täiesti nõus Kaiga, et neid tuleb aeg-ajalt suunata, pushida, et nad saaksid aru. Ja kui ma kuulasin eeskõnelejaid, siis ma sain aru, et me liigume kõik ühes suunas, kui me tahame selles keerulises olukorras, mis täna üldse on, ellu jääda. Ja meil on plaanis veel julgemaid samme teha, sellepärast me näeme, et seda noort inimest tuleb pushida juba põhikoolist või enne, kui ta gümnaasiumi kasuks otsustab. Ehk me näeme täna, et kutsekoolid vajavad tugevat abi. Me oleme uurinud duaalõpet Saksamaal ja arvatavasti meie akadeemia muutub nüüd selliseks, et me hakkame võtma õpilasi juba enda juurde tööle ja õppima. Ehk see praktiline õppe muutub nagu väga-väga praktiliseks. Et kindlasti me teeme koostööd ka edaspidi nii ülikoolide, kutsekoolidega seda teoreetilist osa saamaks, aga me lihtsalt teisiti siin selles olulises elus hakkama ei saa, kui me panustame nüüd õppimisse veelgi tugevamat. Ma tõeliselt tänan teid. Aitäh! Me läheme õige pea videoteel teile ka külla, aga enne veel lihtne küsimus, milline oli viimane koolitus ja milline on järgmine? Viimane koolitus oli veel eile ja see oli nüüd terve meie suure grupi ülene. Ehk kõikide erinevate riikide klastrite juhid kogunesid kokku seekord Eestisse, Tartusse
ja vaadati läbi järgmise aasta olulisemad strateegiad, olid töötoad ja enne seda siis teisipäeval oli globaalne siis HR-de koolitus, kus oli märksõnaks siis ettevõtte branding. Nii et need on viimased koolitused. Ma arvan muidugi, et täna teevad osad meie töötajad e-learningus koolitusi, siis ma tean, et meil on uusi töötajaid. Nii et ma ei oska online'is öelda, kus keegi on. Okei, aitäh, väga armas. Ehk siis lisaks enda ettevõtte brändi müümisele ja tutvustamisele tutvustate ka Tartu brändi. Just. Aitäh. Ja nüüd siis Tartusse. Hansa Mechanics Tartu pakub oma klientidele tootmise ja tarneahela juhtimise täisteenust. Täna töötab meil tehases suurusjärgus 500 nutikat kolleegi. Meil saavad inimesed areneda ja oma karjääri teha ettevõtte sees. Samas saavad nad liikuda ka edasi Hansa Grupi teistesse ettevõtetesse. Toetame koolis käimist, me pakume inimestele praktikakohti, tutvustame hea meelega õpilastele ja üliõpilastele tootmist. Teeme koostööd õppeasutustega, et arendada koolide õppekavasid, et need oleks vastavuses meie vajadustega. Ma alustasin oma õpinguid septembris ja Hansasse ma tulin siis jaanuarist, et tegelikult ma olin juba siis kooliõpilane. Ja tegelikult, kui ma tulin ka töövestlusele, siis ma ütlesin kohe, et mul on magistriõppe, et ma kindlasti pean saama koolis käia ja see mulle tehti kohe selgeks, et see ei ole mitte mingisugune probleem ja ma saan iga kell minna kooli, kui mul vaja on. Kui ma Hansas alustasin praktikat, siis ma juba tegin seda oma 2 väikse lapse kõrvalt ja siis, kui ma olin 3 kuud praktikal käinud, sain ma tööpakkumise ja Hansa siis võimaldas mul ühildada nii-öelda praktikat, tööd ja nii-öelda siis seda pereelu. Hansa on teinud kõike võimalikuks, et mul kõik siin sujuks ja igati toetab nii õpinguid kui ka seda, et mul võib-olla vahest on raskem. Tööni Hansas jõudsingi otse praktikalt, et kuna mul on käsil viimane aasta hetkel Maaülikoolis ja loenguid on vähe, siis otsustasin, et oleks tore paralleelselt ka tööl käia ja siis saigi ühtlaselt praktikaga siis ka kohe tööleping sõlmitud. Praktika käigus kuulsin, et Hansa annab ka välja stipendiumeid tehnika eriala üliõpilastele ning otsustasin kandideerida, kirjutasin väikese motivatsioonikirja, saatsin Indet teele ja peagi tuli positiivne vastus. Inimeste koolitamine on selles suhtes oluline, et mida nutikamad on meil inimesed, seda paremini läheb meil ettevõttel. Nagu te ekraanilt juba näete, siis oli sel korral nii palju õppijasõbralikke organisatsioone sellel konkursil, et komisjon otsustas välja anda ka eripreemia. Ja eripreemia saab siis tööandja, kes soosib erialaseid koolitusi ning täiend- ja tasemeõpet. Ettevõttel on olemas arenguprogrammid nii töötajatele kui nende juhendajatele. Lisaks erialasele õppele toetatakse ka gümnaasiumihariduse omandamist, juhul kui töötajal on õpingud pooleli jäänud. Regulaarselt pakutakse võimalust ettevõttesse ka praktikale tulla. Oma inimesi koolitatakse nii otseselt tööks vajalikel teemadel, aga ka pehmetematel teemadel, näiteks meie tunde loomiseks. Juhi positsioonile tõustes läbivad tulevased juhid eraldi spetsialistist juhiks koolituse. Eraldi märkimist väärib ka 2-aastane Lean koolituste sari, millesse olid kaasatud suur osa ettevõtte töötajaid. Ettevõte peab oluliseks, et kõigil töötajatel oleks vähemalt kord aastas mõni koolitus ja organisatsioon teeb koostööd ka kutsekooliga, panustades töökohapõhise õppe võimalustesse, täienduskoolituste planeerimisprotsessi ja kooli nõunike kogu töösse. Aasta õppijasõbraliku tööandja 2022 eripreemia saab aktsiaselts Stago Plast Hiiumaalt. Palju õnne, väga tuleb tulemus. Aitäh
ja ka teile riiulisse selline innustaja. Aitäh teile. Ma tahan tänada, et meid on märgatud, aga võib-olla kõige rohkem tänaksin seda inimest, kes meid märkas. Et nii nagu ennengi oli jutt, et me tihtipeale ise ei pruugi märgata, mida me kõike teeme ja kui tublid me oleme. Nii et aitäh temale ja ettevõtte juhtkonnale, kes haridust ja õppimist toetab. Kuna tegemist on meretaguse asjaga, siin on selline faktor juures, siis uudishimust küsin, kas meretagune asi teeb koolituste korraldamise läbiviimise lihtsamaks, tullakse sinna meelsamini, või teeb ta see natuke asja keerulisemaks? Teeb natukene keerulisemaks. Ta teeb keerulisemaks just sellisel juhul, kui ei ole vaja koolitada mitte ühte ja mitte ka 100, vaid 2-3. Et siis me peame alati saatma inimesed ikkagi mere taha. Ja kui see koolitus tegelikult ei ole pikk 8-tunnine, võib-olla ta oleks 2-3 tundi, siis meie õppija jaoks tähendab ta ikkagi 8-tunnist tööpäeva või isegi 10 või 12 tunnist. Ehk siis kõik teie koolitused on teatud koefitsiendiga? Ikka alati. Lisaväärtusega? Ikka. Aitäh! Ja nii palju, kui ma tean, me käisime ka Hiiumaal. Koolitada ja täiendada on pidevalt tarvis, sest elu muutub pidevalt ja tulevad uued väljakutsed. Ilmselt ei pääse keegi oma kooliharidusega pensionini välja, et juurde vaja kogu aeg õppida. Meil on nagu mitmeid inimesi, kes on töö kõrvalt omandanud haridust ja seeläbi tegutsevad täna ettevõttes, aga hoopis teises valdkonnas. Näiteks võib tuua meie IT-juhi, kes alustas tootmistöölisena tehasest ja õppis kõrvalt IT-d. Täna on siis meie IT-juht. Eks see on mõlemat pidi protsess, eks koolituse vajadust vahepeal defineeritakse siit võib-olla juhtkonna poole pealt ja teistpidi tuleb see töötaja enda soovist. Ja mitmed meie inimesed käivad ka täna nii kas siis gümnaasiumit lõpetamas või kõrgharidust magistrikraadi omandamas. Olen õppinud Hiiumaa ametikoolis plastitööstusseadistaja kursust. Olen käinud automatiseerimist õppimas. Lisaks esmaspäeviti käin ma ka keskkoolis veel. Automatiseerimiskursuse leidis mulle personalijuht, kes küsis minu käest, kas ma oleksin huvitatud sellest ja siis leppisime kokku, et jah, ma lähen sinna kindlasti. Automatiseerimist ma õpin ka enda käele edasi, sest mulle see väga meeldib ja huvitab ja sellega ma saan ettevõttele ka kõige rohkem kasuks olla hetkel. Ma usun, et täna on juba tööandjad aru saanud, et tööturg ei ole nagu merest kalapüük, et vahed võrgud sisse ja muidu tõmbavad paremaid kalu välja, vaid rohkem selline avamere kalakasvatus, et sa pead leidma arenguvõimekusega inimesed ja neid siis arendama jätkuvalt. Kõik 59 ettevõtjat on tunnustust väärt, nad on panustanud aega, raha sellesse, et meie kõik siin Eestimaal oleksime natukene targemad ja oskaksime vaadata maailma läbi laiema spektri. Aga nüüd, armsad inimesed, on aeg istet võtta, ennast mugavalt tunda, mõelda häid mõtteid. Meie tänane üritus hakkab lõppema, oli rõõm teid näha. Heade mõtete tekkimist soodustavad 2 muusikapala, mis jäävad meie koosviibimist lõpetama. Mõlemail neil on seos kõrgelt lendamisega, kõrgelt maailmale vaatamisega. Liisa-Piret ja Oliver
esitavad meile Olav Ehala ja Jaan Tätte laulu Kõrge lend ja päeva lõpuks Hotel California, mis pärineb Eaglesi varamust. Aitäh teile, ilusat oktoobrikuu jätku, kohtume järgmisel aastal jälle. No tere, meie jälle siin. Imelik on kohe mitte midagi öelda, nii et ma ütlen, meil on väga-väga suur rõõm olla siin täna teiega ja sellist üritust lõpetada. Ja jah, Kõrge lend tuleb nüüd ja räägib muidugi armastusest. Täna esmakordselt tunnen, mis on ahnus. Tunnen, kuidas keelaja mu hingest lahkus. Nii kui nägin sind, sain aru, ta on minu. Ja kui tahad sa, siis mina olen sinu. Ütleme, et ma ei olnud selleks valmis, et üks silmavaade olla võib nii kallis. Tundsin miski minus igaveseks muutus, kui mu pilk vaid hetkeks sinu pilku puutus. Ei ma hommikul veel aimanud, et täna on see päev, milleks elanud, mida ootanud, et ma täna seda näen. Kuid ainult nüüd, kui vaatan sind tahan endale. Ja kui võtad mu, siis luban, et vaid kõrgelt lendame. Tundsin ära, mida otsinud olen kogu pika tee. Arvasin küll muud, kuid selgus, sina oled see. Ära pahanda, kui sõnad on mul haprad. Tahan sulle lubada, mu teod on vaprad. Veel üks väike soov on, anna mulle teevad. Ja on saladus, kuhu nad su viivad. Vaatan sind ja näen, nii üksi olen olnud. Kuni selle hetkeni, mil sind veel polnud. Nüüd ma aru saan, mis segatsus mind vaevas, kui ma nägin tähte hommikuses taevas. Ei ma hommikul veel aimanud, et täna on see päev, milleks elanud, mida ootanud, et ma täna seda näen. Kuid ainult nüüd, kui vaatan sind tahan endale. Ja kui võtad mu, siis luban, et vaid kõrgelt lendame. Tundsin ära, mida otsinud olen kogu pika tee. Arvasin küll muud, kuid selgus, sina oled see. Oled see. Oled see. Oled see. Jah, ja ongi saabunud viimase loo aeg ja see on nüüd meil inglisekeelne. Ja Hotel California, see on natuke sisu poolest keerulisem lugu. Ma arvan, et igaüks saab selle sisust võib-olla erinevalt aru. Aga tore rocki lugu, mis meil ei ole nii rockine. On a dark desert highway, cool wind in my hair, warm smell of colitas rising up through the air. Up ahead in the distance, I saw a shimmering light. My head grew heavy and my sight grew dim. I had to stop for the night. There she stood in the doorway.
I heard the mission bell, and I was thinking to myself, this could be heaven or this could be hell. Then she lit up a candle and she showed me the way. There were voices down the corridor. I thought I heard them say, welcome to the Hotel California. It's such a lovely place, such a lovely face. Living it up in the Hotel California. Any time of year, you can find it here. Her mind is Tiffany twisted. She got the Mercedes Benz. She got a lot of pretty boys that she calls friends. How they dance in the courtyard, sweet summer sweat. Some dance to remember, some dance to forget. So I called up the captain, please bring me my wine. And he said, we haven't had that spirit here since 1969. And still those voices are calling from far away. Wake you up in the middle of the night just to hear them say, welcome to the Hotel California. Such a lovely place, such a lovely face. They living it up at the Hotel California. What a nice surprise. Bring your alibis. Mirrors on the ceiling, the pink champagne on ice. And she said, we're all just prisoners here of our own device. And in the master's chambers they gathered for the feast. They stab it with their steely knives, but they just can't kill the beast. Last thing I remember, I was running for the door. I had to find the passage back to the place I was before. Relax at the night, man, we are programmed to receive. You can check out anytime you like, but you can never leave.
aitäh!